Nii, me oleme siis täna sellisel õhtusöögil nagu täiesti pekkis õhtusöök, mis on heategevuslik. Ja Vatikanis selle koha omanik on Sten-Erik Jansson, kes tuleb kappadi sealt praegu. Ei joo seal, aga minule ei paku keegi mitte midagi või? Esitiiva, ega see ju kaineb, ega tööd ei tee. Nii, tere, sina tulid ilma klaasita. Ma tulin ilma klaasita. Kuule, küsimus selline, et me hakkame täna siin rahvast teenindama ja sina ju kui restoranide korrufee võiksid öelda mulle, et milline on sinu kõige kehvem restorani kogemus olnud? Loomulikult sa ei saa enda restoranidest rääkida, aga sa oled maailmarändur, sa oled Eestis hästi palju restorane testinud. Et tuleb meelde ka mingi selline koletu lugu? Ma arvan, et Eestis üldiselt on see teenindus täpselt selline, nagu see täna õhtul olema saab. Pekkis, samasugune. Ja, kergelt pekkis, et ei, loomulikult meil on väga ägedaid kohti ja väga hea teenindusega kohti, aga millegipärast see teeninduskultuur kui selline, nii kole kui öelda, et Nõukogude Liidu lagunemisega kadus ka tegelikult päris palju niisugust kvaliteetset teenindust ära, et kui vanasti oli niisugune Sveitseri ja Kellneri koht oli nagu väga hinnas, siis mingi hetk millegipärast muutus see niisuguste koolinoorte pärusmaaks, et kui vanas Euroopas nagu ringi rändad ja vaatad, siis tegelikult on väga palju niisuguseid väga soliidses heas härrasmehi igal pool teenindamas, kes see on hoopis teise teraga teenindus, kui ükskõik milliselt kooliõpilaselt sa seda saad. Aga ütleme niisugusest katastroofilist teenindust ma ausalt öeldes ei mäletagi. Pigem mul on üks vastupidine seik hea rääkida, et kui ma ise olin teenindaja rollis, et enda esimeses ööklubis Cat House, mis siis teadupärast asus Viru hotelli all. Ja suvel meil oli seal suur uhke terrass, kus päris hommikuni kessid peod, oli vähe teistsugune aeg kui täna. Ja ma nägin, et on hull tramm, meil oli seal terrassi peal mingi 1000+ inimest kindlasti ja läksin baari appi. Ja tuli üks vene noormes mulle. Ma ütlesin kohe, et minu käest saab viina mahlaga, džinni toonikuga, viskit kokaga ja rummi kokaga. Ja ma ütlesin, et tema tahab 10 mohitot. Ma ütlesin, ma just ütlesin sulle, et minu käest saab neid ja neid ja neid. Ütlesin, et oota, sa ei tea, kes ma olen või? Et ma olen omaniku poeg ja sa homme siin ei tööta. Ütlesin, tere, mina su isa ei ole. Aga Sa ei teadnud, et see on su kadunud poeg. Kurat, see oli enam-vähem samas eas, et kahtlen sellesse. Või sinu poolvend äkki? No võt, seda tuleb seal nendelt teistelt kodanikelt küsida. Okei, aga selliseid teenindajad meil enam ei ole, kes oleks nagu justkui eluks ajaks liimitud ühte kohta, sellised härrasmehed. Ja kes on natuke nagu selle koha nägu ja tegu ja olu, et täna ongi need nii-öelda hästi paljud noored ülikooli kõrvalt teevad seda, lõpetavad oma nii-öelda ülikooli aastad ära ja lähevad siis oma nii-öelda päris tööd tegema, et see on hästi nagu niisugune kiiresti uuenev seltskond, et tegelikult ma arvan, et sa oled pisut kurb selle pärast. Jaa, see võiks olla ka tegelikult samamoodi, et ma ei tea, ma olen selle peale tegelikult aastaid juurelnud, et miks see selline nagu ärakukkumine meil järsku oli ja mis hetkes see nagu enam ei olnud populaarne. Tahad, ma ütlen, nad ei saanud vanasti, sai kelner, baarimees, baaridaam, nad said korralikult pappi. Olgem ausad, see oli nii prestiižne amet,
et sinna oli lausa trügimine, sinna said ju parimatest parimad või läbi ainult sugulase. Ma tean neid jääkuubikutest ehitatud maju küll. Aga ei, no lõppkokkuvõttes, kurat, sa ei saa ka nagu selle taha jääda, et olgem ausad. Kui hästi sa maksad oma töötajatele näiteks? No üks asi on see, ma toon sulle hea näite nagu Ameerika näol, kus ma palju oma elust nagu aega veedan, siis tegelikult Ameerikas on teeninduses miinimumpalk ja oma raha korjatatakse ikkagi kliendi käest ära nii-öelda teenindusega. Et ma ei näe nagu, just nimelt, et ma ei näe nagu põhjust, et miks see samamoodi siis ei või olla. Et tore on öelda, lüüa jalaga uks lahti ja nõuda, et ma tahan 2000-3000 eurot nagu palka saada, aga tegelikult sul on ju iga päev meie asi nii-öelda restoranipidajatena on luua selline keskkond, luua selline toode, kuhu siis inimene tuleb. See teenindaja asi on tegelikult see... Vaata ise, kuidas raha saad. Ei, raha üles korjatas, et tegelikult selle tänu, meie oleme loonus keskkonna, kuhu see klient tuleb, et paku talle siis sellist teenindust, et ta tahab ka tippi jätta. Aga nagu me teame, siis eestlased ja soomlased vist ei ole tippi altid. Üks on tippi altid, teine on, jõuame sinna, kus me alustasime, et see teenindus jääb ka ausalt öeldes sinna, kuhu ta jääb. Aga kas teenindaja ei ole selle koha omaniku nägu? Kindlasti mitte. Ma ei tea. Ma ei ole väga ülikooli keskmise üliõpilase noore neiu nägu. Ei, mina olen alati mõelnud, et kui teenindaja teenindab meid kehvasti, siis järsku tema ülemus ei suhtu või ei käitu temaga hästi. Mina üldjuhul olen küll väga familiaarne oma nii-öelda. Ka naistöötajatega? Ja ei, mitte selles suhtes, et ma nüüd ei käia embaneid hommikust õhtuni, aga oled seda naeru, teenindajad naeravad seda ka? Aga ikkagi musika ei käi andmas. Et ei, pigem niisugune sõbralik, et ma ei näe küll põhjust, miks ma peaks kuri ja väga, võib-olla ongi nagu asi selles, et ma olen nagu liiga vähe nõudlik, võib-olla ma kindlasti nagu märkan asju, ütlen kohe, aga ma üldjuhul nagu teenindajatele küll ei lenda sisse, et kui mulle ikka midagi väga-väga ei meeldi, siis ma üldjuhul lähen ütlen juhatajale, et see on ju lõppkokkuvõttes anarhia peab paigas olema, et ei ole nagu õige hüpata ka mingitest inimestest üle ja hakata midagi nõudma, vaid lõppkokkuvõttes nende otsene ülemus peaks ikka nendele selgeks tegema, mis ja kuidas käib. Nii, sa ei taha olla karabas-barbas. Aga täna on nii, et sa oled ise täiesti pekis õhtusöögi siis üks teenindajatest, nagu ma aru saan. No me jälgime seda mängu. Ma arvan, me kahekesi saame väga hästi hakkama sinuga. Juba käperdas mind. Juba käperdas. Ja, tšau.